tere! Tähelepanu, valmis olla, start. Meil läks lahti valimisralli lõpuspurt. Õhtulehe arvamustoimetuse juht Manona Paris palus mul kirjutada kirja uuele Rapla vallavanemale ja otse loomulikult tegin ma sellest õppematerjali, sest see on see, mida ma oskan kõige paremini enda arvates. Niisiis me paneme kirjavahemärgid kokku-lahkud ja saavutame ühtlasi igaüks oma kirja vallavanemale, kes valitakse alates tänasest kuni siis nädala lõpuni ära. Loodame parimat. Niisiis, kiri vallavanemale. Vallavanem on üks sõna. See on tiitel. Armas sõber, koma, Rapla uus vallavanem, üks sõna, koma, õnnitlen sind mitmel puhul. Need 2 koma olid tingitud sellest, et see, keda me kõnetame, ehk üte, küsib mõlemale poole koma. Ja sind, sina on sellepärast suure tähega, et meil on käsil kiri. Esiteks soovin õnne, koma, et ma koos sinuga valimiskarussellil, üks sõna, karusselli liik, ei keerelnud, koma, oleksin kõvasti segadust külvanud, koma, kuna püüan elada taevariigi, üks sõna, seaduste järgi, koma, mis on poliitikutele, ametnikele, direktiivide järgijatele ebamugavad või lausa tundmatud. Sinatan, koma, kuna me oleme siin Raplamaal ja kogu Eesti maailmas, kõik 3 sõna kokku, seesugune tuletatud sõna. Eesti maailmas kõik omavahel üks sõna tuttavad. Kohalikku omavalitsusse üks sõna kandideerima ega ja ning ega või, nende ette koma ei käi, kandideerima ega ka valima ei tulema, sellepärast üks sõna koma, et mul ei ole sissekirjutust, üks sõna, selline termin, kuna mu kodutalu kokku ja poolitusmärk on meil alati rea lõpus. Kodutalu legaliseerimine on töös, koma, tean liigagi hästi, koma, kui kohmakas pikaldane on bürokraatia. Ma tahaksin väga, koma, et meie vald näitaks teistele ette, koma, kui palju inimlikumaks ja lihtsamaks saab bürokraatia taltsutada. Eranditult igal mu sõbral ja mõttekaaslasel üks sõna. Erinevates Isamaa otstes on mingi veniv, kulukas, vaenuliku järelmaiguga üks sõna. Järelmaik tuleneb veinide degusteerimise sõnavarast, tummine, tammine ja järelmaik. Järelmaiguga protseduur kukil. Selle asemel koma, et masinavärki üks sõna teenindada ja ametnikele elu mõtet üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, pakkuda koma, teeme palun nüüd asjaajamised üks sõna mõistlikuks. Sina ju mäletad, koma, et vallavalitsus üks sõna peab teenima inimest, koma, mitte Brüsselit ega ministeeriume,
kes peaksid samuti olema oma palgamaksja pigem kokku, rahva teenistuses. Mina kolledži õpetajana olen ka ning tean, väike on ilus. Väikeses kohas võiks olla lihtsam inimestest lähtuda, me saaksime olla eeskuju, üks sõna teistele valdadele, et ametnike armeeliik, üks sõna, kolossaalselt suur seltskond, keda me üleval peame, et ametnike armee ei kardaks oma kohta, mõttekriips, sageli kunstlikult tekitatut ja dubleeritut mõttekriips, embasime selle lausesse pistetud kiilu kummaltki poolt mõttekriipsuga. Et ametnike armee ei kardaks seda kiilu kaotada, loome tingimused uute ettevõtete, üks sõna ja töökohtade kokku sünniks. Sellega kutsume ühtlasi inimesi siia elama ja jääma. Kaua võib võõrsilt tulnute küsimusele, kus inimesed on, vastata Tallinnas ja Tenerifel. Kus inimesed on see suurte tähtedega lause osa, võib olla eraldamise mõttes kahelt poolt ümbritsetud mõttekriipsuga. Sõidan truult automaksu, üks sõna, makstes iga päev Kuusikult Kehtnasse üle viaduktide, mille alla peaks tekkima üherööpmeline, üks sõna, Rail Baltica. Mõttekriips. Ümber Rapla on neid Munamägede mahus kõik 3 sõna kokku. Munamägede mahus viadukte üle 10. Lisaks on meie metsadest ökoduktide rajamise ettekäändel kokku järel vaid fassaad. Oleme lageraiete, üks sõna, tühermaa kokku. Rahvas teab, et Ida-Virumaalt sellise kombinatsiooni vahel on sidekriips. Ida-Virumaalt Sõrve säärde ladestuv fosforiit on meie kandis tüse ja ahvatlev. Ma istun selle peal siin praegu. Jõgede peal lõsutavad kaarkasvajad. Üks sõna, ise tegin selle sõna, kaarkasvaja. Ja need kaarkasvajad saadavad minu koju meetri kõrguseid, üks sõna, saastavahutorte, kõik 3 sõna kokku ning samal ajal õigustavad loendamatud ametnikud oma olemasolu kokku just minu ja mu sõprade suguste. Kuna on minu ja mu sõprade suguste, siis jätab pigem lahku. Muinasmaa haldajate, kõik 3 sõna kokku. Muinasmaa haldaja ja missiooni täitjate kokku ja missioon on kindlasti iga. Missiooni täitjate kodudest raalides veel nõudmisi ja pabereid, lõhkumist ja surumist, veel. Kui teid huvitab, mis toimub minu pea kohal, ehitamine selleks, et vastata nõuetele, selleks, et täiustada elamisväärsemaks, kodumaks, kohendada oma kodu kooskõlas ametnike soovidega, ehitus käib. Ma tahaksin turvatunnet, üks sõna,
vallavanem üks sõna ja sinu vastane meeskond kokku, põhjus, üte. Vallavanem on selles lauses kõnetatav. Tahan kinnitust, et raudtee üks sõna ega temast tulenevad räiged raadamised. Raadamine, see tähendab puude ülesvõtmine koos juurtega. Enne muiste tekkis siis põllumaa, nüüd tekib raudtee Iklasse. Ei hävita mu kodu. Soovin selgust, et meie kandi üks sõna, meie kandi töökohad kokku ja koolid, ettevõtted üks sõna ja arendamised hoiavad rahvast siin ning ma ei jää viimseks lahkujaks. Palun veendumust, et peame koos vastu kõik Putinid ja pagased, maksumäratsemised üks sõna ja hinnatõusu horrori kõik kolm sõna kokku, horrori liik. Tead ju, et toidupoed kokku näevad praegu välja nagu matusebürood üks sõna. Mõttekriips. Hirmunud, kahvatud inimesed veeretavad ostukärusid üks sõna vääramatule saatusele vastu ja panevad kassas silmad kinni, et mitte näha kontoga juhtuvat päriselt ka. Tead kindlasti, kui habras on meie inimeste, eriti laste vaimne tervis, mille kaitsmine ja taastamine on samuti sinu meeskonna ülesanne. Kui ütleme praegu, et meil ei ole raha, psühholoogilise abi, hambaravi üks sõna ja meelelahutuse kokku jaoks, siis hirmutavalt varsti ei ole meil inimesi, päevast päeva imestame kuhu kaovad kõik need spetsialistid, professionaalid, haritlased, keda maksumaksja raha eest õpetatakse. Kus on arstid, õpetajad, kus on hambaarstid, loomaarstid, ehitajad? Meid on nii vähe ja aina vähemaks jääb. Valimislubadusi üks sõna jagades rääkisid meie heaolust üks sõna, töökohtadest üks sõna, sissetulekust üks sõna, kõnelesid ka meie kaitsmisest, Toompäiste, sõnast Toompea tekitatud omadussõna, Toompäiste ogaruste ja pimesi EL-i Euroopa Liidu siis normatiivide täitmise eest. Mäletad, keset viadukte püstitatud plakatitel tõotasid vabadust, uut hingamist ja iibe tõstmiseks, pigem kokku, iibe tõstmiseks eelduste loomist, sest nüüd me loetleme, mida lubati. Huviringid üks sõna lastele, konkurentsivõimeline üks sõna haridus noortele, olenemata vanemate jõukusest, töökohtade üks sõna, juurde loomine üks sõna, talude turgutamine, ma siin just turgutan, talude turgutamine kokku, omamaise üks sõna, toidu ja tarbekauba üks sõna, tootmine ja nii edasi. Mis puutub nendesse
viaduktide kõrvale pandud plakatitesse, siis tõenäoliselt üsna iroonilisel kombel nii mõnigi ennast reklaaminud ja sulle müünud kandidaatidest teadis, kuhu tulevad Rail Baltica trassid. Näe, juhtus niiviisi, et oli tükk põllumaad üles harimata, kasutamata. Järsku mõõdeti see elamu kruntideks ja järgmisel hetkel oli see sulle, maksumaksjale müüdud. Riik pidi ju Rail Baltica trassi alt maad ära ostma. Oi, kuidas nii küll juhtus, et keegi teadis? Ahah. Tunnistan ausalt, koolan. Ma ei pööranud tähelepanu üks sõna, millises valimisliidus kokku sina olid või mis sinu plakati peal kirjas seisis. Me oleme juba harjunud, et see on mull ja meil on usaldus kadunud. On inimeste valimise aeg. Mind tõesti ei huvita, millises erakonnas keegi kandidaatidest on. Ma valiksin inimest. Parteid ja erakonnad, üks sõna, teevad oma viimsed skoorid, algab rahvajuhtide, üks sõna, esile tõusmine kokku ning vastutus täiega. Julged ja tahad valitseda, siis söanda lisaks oma aule ja nimele mängu panna ka oma vara, mõttekriips. Ära tule ütlema, et sööd pärast valimisi sõnu, sest partei käskis. Mina vastutan iga sendi eest, mis läheb mu ehitusse, dokumentatsiooni korrastamisse. Mina vastutan iga oma lapse ja looma, iga oma õpilase ja järgija eest. Kuidas on võimalik, et nii paljud poliitikasse trügijad ei vastuta, ei au, nime ega ühegi sendiga? Mis toimub? Tee endale teene, liitlause teine pool kirjeldab, mis teene võiks uus vallavanem või linnapea, seal kus sina elad, kui see on linn, siis sinu uus on linnapea, aga meil on vallavanem. Ja tehku siis ta endale teene, ära ahnitse koos riigikogulaste, ministrite asjapulkadega palka juurde. Nagunii üks sõna üüratu palgalõhe, üks sõna, selline kalaliik, tõsi, ei ole. Erinevus, palgalõhe veel suuremaks ajamine võõrandab aparaadi inimestest lõplikult. Ma ei taha kogu sõpruse juures sulle rohkem maksta, kui mulle õpetajale jätkub. Sulle rohkem maksta, kui mulle õpetajale jätkub rahva rahast, maksud maha, pigem kirjutame kokku 1,5, üks sõna, tonni kätte. Meil on kõik meeles, sest me näeme iga päev sulguvaid ettevõtteid, üks sõna ja lõpetavaid talusid, meie seas ringleb tuleva aasta 27 maksutõusu üks sõna
nimekiri, me sööme kogu oma sissetuleku üks sõna ära ning jälle ja jälle läheb mõni armastusega loodud kodu müüki, sest pererahvas üks sõna lahkus Hispaaniatesse, Austraaliatesse. Õnn seegi, kui müüki, mitte haamri alla minnakse, eks. Palun veena mind, et sina ja sinu meeskond üks sõna ei tunginud pumba juurde sellepärast üks sõna, et ei oska mitte midagi muud teha, kui ilma komata kui valitseda ja eelistad, et sind nüüd valitsemisel ei tülitataks. Oled ju pärast valimisi sama aldis rahvaga kohtuma ning ausalt asjadele ja meile otsa vaatama. Palun reeglina komade vahele ei käi. Minu jaoks on kodu ehitamine sümbol. Ma usun, et siin on võimalik edasi kesta. Minu jaoks on ka sõgedate eeskirjade täitmine kokkuleppe küsimus ja ma nii väga tahaksin inimlikku mõistuspärast oma rahvast koju jääma veenvat Eesti riiki valdhaaval, linnhaaval, küla ja talu haaval. Kallis poliitik, palun lase meil elada. Ole hoitud ja armastatud.